Welcome back! Ma ei ole nii ammu YouTube'i teinud, ehk siis viimane aeg midagi siia ka postitada, filmida. Igatahes, ma mõtlesin, et ma filmiks täna teile hauli. Mul on siin tuli korraga kuidagi kogemata mingi mega palju pakke või mõned pakid. Nii et ma mõtlesin, et ma näitan siis teile ka, mis ma omale tellisin, sest ma jäin suht rahule kõikide nende asjadega. Nii, ma loodan, et siit on ilusti näha mind. Kui mu hääl natuke imelik on, siis ignoreerige seda, sest tegelikult täna on esimene päev, kus ma tunnen ennast nagu natuke normaalsemalt ja nagu inimene, sest ma olin siin haige ja mu nina veits kinni veel, nii et ignoreerige. Ma alustan siuksest brändist nagu Abercrombie. Ma polnud kunagi varem isegi ausalt öeldes kuulnud sellest brändist, aga ma otsisin siis, see esimene asi tegelikult on mul seljas, ma otsisin ülipikalt omale mingit sellist toppi, kus oleks siis need padjad juba sees, et sa ei pea rinnakatsi alla panema ja et ta oleks nagu kvaliteetne ja normaalsest materjalist ka. Ja põhimõtteliselt ma lihtsalt hakkasingi otsima neid toppe ja tuli mulle ette siis selline bränd, vaatasin nende kodulehte ja seal oli päris lahedaid asju. Nii et siis ma otsustasin esimest korda elus sealt tellida. Ja jah, see esimene topp oligi siis siuke hall ja siis see on selle double layeriga või kuidas iganes seda nimetatakse. Ja see reaalselt see on ülimugav. Ta ei ole väga õhuke materjal, ta on pigem ütleks siuke pakse ja selle ma ütleks suurust ka, aga ma ei mäleta. Ma saan vaadata siit. Või siin peal on, vist ei ole. Vist on. Jep, see on M suurus mul ja see oli täpselt nagu ideaalne mulle. Ilmselt oleks S ka läinud, aga väga okei. Ma tellisin sealt ühe topi veel ja see oli siis selline. Ka mega ilus ja samamoodi siin on need nagu padjad sees. Ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga äkki veits on paista. Mega ilus, aga selle ma võtsin ka M-i ja see oleks võinud olla tegelikult isegi S, sest ta siit on nagu ülevalt samas on okei, aga siit kõhust ja siit on nagu veits lai mulle, nii et ideaalis see ilmselt oleks mulle S parem olnud, aga ikkagi ma arvan, et see leiab kasutust ja ma käin sellega ikkagi, sest mega mõnus siuke suveks, sest ma tahtsin täiega siukseid, et ei pea rinnakaid alla panema, see on nagu ülimugav. Nii et jep, selle veel tellisin sealt ja siis ma tellisin veel sellise suveks ühe seeliku, mis on ka minu arust mega cute ja sellega ma hullult kahtlesin, ma mõtlesin, kas ma võtan S-i või M-i, sest selle mõõtude järgi tundus nagu pigem võib-olla M oleks parem, aga siis samas oli jälle see, et siis ta jääks mulle siit ülevalt väikseks ja siis ma ikkagi võtsin S-i ja tegelikult see oli väga okei ja ma panin selle selge ja siis ma veel mõtlesin, et kas ma võtsin M-i, sest ta tundus nagu siuke, ta ei olnud nagu üldse ümber, ta oli nagu siuke nagu lohvakas, ehk siis M oleks mul seljast põhimõtteliselt ära kukkunud ilmselt. Aga ja mis mulle meeldib veel, ta ei ole siis, seelik on ju, aga ta on see skort, ehk siis siin on need püksid ka all, mis on väga hea. Nii et jah, ja siin külje peal on veel lukka. Nii et ma arvan, et siuke ideaalne seelik suveks. Need olid siis asjad sealt. Nii, võtame About You järgmisena ette. Tellisin ka mõned asjad. Ja tõesti, seekord nagu kõik asjad olid päris head. Sest ma olen sinna ikka päris palju tagasi saatnud, sest ma nende suurustega panen lihtsalt kogu aeg pange. Aga kõigepealt siis ma tahtsin omale ühtesid korralikke teksasid ja siis ma leidsin need Levise omad siuksed baggy fitiga, alt laiad siis wide legiga ja need tõesti, need istusid seljas nagu mega hästi nagu reaalselt ja see pikkus oli ka täpselt normaalne, sest enamus püksid, mis ma viimasel ajal olen ostnud, on mulle kuidagi nii pikad ja siis nad mingi lohisevad mul maas ja ma ei saa väljas. Nagu Eesti ilm on ju see, et enamus ajast sa kõnnid ja siis, ma ei tea, mingi vihma sajab ja siis ma ei taha, et need püksid väga mingi mööda maad lohisevad. Nii et ja, need Levise püksid oli küll väga hea leid. Kuigi nendel isegi, ma oleks võinud võib-olla võtta selle, mis mu suurus oli 28, pikkus 31 ja ma vist isegi oleks võinud tegelikult 27 võtta, sest natuke võib-olla see pihaosa on jälle suur, aga pöö peale panen, siis on okei. Nii et ikkagi, mulle väga meeldisid need püksid. Siis
edasi About You'ga. Siis ma leidsin sellise Leger, mis iganes see bränd on. Sellise kampsuni. Väga siuke ka mõnus, ülisüksest mõnusast materjalist. Ees on nööbid, aga siuke mõnus, veits nagu crop stiilis, et ei ole väga pikk. Nii et ka nagu ideaalne. Ja siis nende juurde võtsin matchivad jalanõud. Sellised siis polo omad ja nagu ma ei tea, mis mul selle sinisega muidugi on, aga nagu minu arust väga ilusad. Nii et ja selle kampsuniga ja teksadega läks üli hästi kokku. Ma ei ole kunagi varem Ralph Lauren'i jalanõusid ostnud ja siis ma ei olnud ka siin nende suurustes kindel, ehk siis mu siuke tavaline jalanõu number on 39, mõnikord 40, tavaliselt mingid jooksutossud ja asjad ma võtan suuremad, aga ma mõtlesin, ma võtan need ka 40 ja siin on mul küll väga nagu normaalselt korvastel ruumi liigutada ja tegelikult ma nendega täna käisin ka juba ja ma imestasin, et nad on väga mugavad, nagu nad ei hakanud mitte kuskilt hõõruma. Tavaliselt mingid sellises stiilis, näiteks Adidase sellised sarnased hakkasid mul kannast hõõruma ja siis siit eest veits, aga nendega oli väga hea, et ülimugavad. Väga soovitan neid. Nii et jep, sellised siis ja selle kampsuniga minu arust väga nice. Sellega ma võib-olla natuke olen kahe vahel, kuigi see nägi mega lahe välja sellel modellil, kes seal pildil oli. Ja see oli mingi täiesti tundmatu bränd minu jaoks. Ma ei tea, Milipela, whatever see bränd on. Aga päris lahedaid riideid oli neil ja siis see oligi nagu siuke suvine set, ehk siis siuke bluus, hästi siuke õhuline ja samasugused püksid. Ma ei tea, ongi näiteks mingi suvel kuskil reisil, ma ei tea, kas randa minna või siis kuskil mis iganes linna peal ringi sellega käia. Ma arvan, et see on päris lahe. Nii et ja selle ma võtsin ka S-suuruse. Ma olen just iga kord üli kahe vahel, kas võtta S või M, sest ma olen täiega siuke kahe nagu vahepealne. Et ma ei tea, nii raske on alati osta omale mingeid asju. Aga ja selle ma võtsin S-i ja head ma võtsin, sest muidu ma arvan, et need püksid oleks nagu liiga lohvakad mul jalas jäänud. Ma arvan, et armas. Ma arvan, et see saab kindlasti reisidel kasutust. Loodame, et Eestis ka muidugi nii soe see suvi on, et saab äkki siin ka kanda. Aga siis MyProteinist tellisin ka veel mõned asjad ja on üks asi kadunud. Reaalselt praegu mingi 15 minutit hiljem ma otsisin seda pusa taga see komplekt, aga jah, ühesõnaga me kolime suht kohe varsti või aprilli lõpus ja mul on täielik kaos siin kodus, nii et ma olin sellega juba kuskile täiesti ära pannud, nii et jah, aga mega äge selline komplekt, nagu nii armas roosa, mulle täiega meeldivad siuksed pastellsed toonid ja mul on nii hea meel, et neid on praegu nii palju, nii et jep, selline pusa. Ilmselt, kes mind Instas jälgivad, siis juba nägid pilti selle komplektiga. Minu arust nagu mega armas. Ja siis samasugused sellised laiad dressipüksid. Ülimõnusad, tõesti väga siuke mõnus ja pehme materjal. Nii et ja, see mulle täiega meeldib see komplekt. Väga cute. Siis ma tellisin MP-st veel hunnikus sokke. Neid läheb alati vaja. Nii et mul meeldivad need pika säärega valged sokid. Neid on ülihea, ma ei tea, trennis ja ma ei tea, ma käin suht igal pool nendega, nii et neid alati läheb vaja. Siis on veel MyProtest selline jakike, ka roosa. Ma ei tea, nii kui kevad tuleb ja päike on väljas, siis mul on kohe mingid sellised armsad, mingid värvilised riided. Muidu siin Eestis talvel on kogu aeg mingi must ja hall ja või no isegi mitte hall, väga pole, kõik on alati must mul. Nii et ja, siuke lukuga ja siuke tegelikult mul must on samasugune. Nii et ma juba tean, et see seljas on väga-väga ilus. Vot. Nii et sellised asjad.
ja MyProteinis saate muidugi alati ka koodiga Marin soodukat, nii et suur aitäh, kui te olete seda kasutanud või te kasutate seda. Olen väga tänulik selle eest. Sellised need asjad olid. Loodan, et keegi sai siit äkki mingit inspot, lühike video, aga loodan, et see video meeldis. Ja jah, ma ikka üritan siin ka vahepeal nägu näidata, nii et jah, päris ära ei ole kadunud. Aga jep, igatahes, kui sa seda video vaatasid, aitäh sulle ja loodetavasti näeme juba järgmises videos. Tšau!